Kena pärastlõunat. Jah, päris ambitsioonika pealkirja ja teema püstituse sain Arenguseire Keskuselt ja mõtlesin, et kuidas ma seda teemat siis raamistan, et lihtsalt nagu ootuste juhtimiseks, et mina olen ikkagi sotsiaalteadlane. Ja sellepärast ma kasutan iga võimalust avada neid perspektiive, millest me tegelikult hommikul läbi ettekannete ja läbi ka selle paneeli juba oleme kuulnud. Ja lihtsalt, et meid tuua nagu samasse ruumi, korrata võib-olla üle paar asja, millel minu lühike ettekanne täna põhineb. Et üks asi on see sama, millest siin on ka hommikul juba juttu olnud, et millest me üldse räägime, kus me opereerime. Ja me ise, meie all ma mõtlen kõige laiemalt ühiskonnad, tervishoiusüsteemid, me oleme defineerinud, et tervis ja haigus ei ole enam kinni haiguses, vaid see on kõik. Sünnist, eriti tervest olukorrast ja ennetusest oli siin juba enne juttu. Ja see paratamatult teeb ühtepidi kogu olukorda nagu komplekssemaks, sellepärast, et me tahame katta palju suuremat osa teemadest, öelda ka, et see on ka meie teema ja samal ajal me teame, et pole jaksu, ka inimressursi jaksu, et siin ei ole küsimus ainult rahas. Mis tekitabki küsimuse, et mis on need abistavad vahendid või viisid, kuidas me inimesi toetame, et nad selles esimeses otsas, nad tegelikult ei peagi veel võib-olla sisenema tervishoiusüsteemi, ise hakkama saaksid nii, et nagu me siin ka kuulsime, et meil on vaja, et inimesed püsiksid kauem ise tervena ja suudaksid selle eest vastutust võtta. Ja ega siin hilisemates etappides me oleme ka muutunud palju tehnilisemaks ja võimekamaks, nii et me ju pikendame siiski elu, nii et see väljakutse on päris suur. Ja selle tõttu ma tahan, et me lihtsalt tooksime ennast nagu mõttes sellesse kohta ühe väga vana sotsiaalteadusliku teooria mõttes. Ehk et me peaksime endale ausalt tunnistama, et meie probleemid tänasel päeval ei tervishoiusüsteemis ega ühiskonnas üldiselt või sotsiaalvaldkonnas, need ei ole sellised taltsad probleemid, et meil on mingi väga selge määratus, see on probleem ja seal on kindel lahendus. Need probleemid on komplekssed, need asjad on üksteisest läbi põimunud, me sotsiaalteadustes nimetamegi neid nurjatuteks probleemideks, sest tegelikult me ei suuda neid selgelt defineerida, me ei suuda ka selgelt öelda, mis on see konkreetne lahendus, aga see ei tähenda, et me ei suudaks üldse selle asjaga kuidagi tegeleda. Me lihtsalt peame olema teadlikud, et need probleemid tulebki võtta juppideks, et kui me ühe jupi ära lahendame, siis tegelikult me oleme teadlikud, et mingil hetkel me peame järgmiste juppide lahendamiseni jõudma. Et me ei tõsta veel näppe püsti ja ei ütle, et nüüd on kõik võidetud ja tehtud. Mida ma tahaksin siit lihtsalt esile tuua, on see sama väljakutse, et need probleemid on sotsiaalselt komplekssed, see, mida ka hommikustes ettekannetes mainiti, erinevad taustad, võimalused, keskkonnad, kust inimesed tulevad, kus nad on kasvanud, kus nad elavad. Ja teine suur väljakutse ja taaskord ma tahaksin meid kõiki nagu tuua selles ruumis sellesse kohta, et me kõik oleme inimesed, et niipea, kui meil on vaja nagu käitumist muuta, ega me ise ka ei ole väga edukad. Võib-olla, kui meil on väga selge siht, aga pikaajaliste muutuste tegemine käitumise muutumise kaudu on väga suur väljakutse. Ehk et isegi kui me ütleme, et siin on teile järjekordne tehnoloogia, siis alati leidub keegi, kes ütleb, et ta ei saa sellega hakkama, tal on vaja mingit abi, ta ei usalda või tal on mingid muud küsimused. Ja selleks, et veel nagu konkreetsemalt raamistada, mul on hea meel, et hommikul on juba käinud kõik need dokumendid läbi, ma otsustasin võtta tänasele lühikesele ettekandele ühe kindla fookuse ja ma võtsin selleks rahvastiku tervise arengukava. Kõik see, mida me juba hommikul kuulsime, mida me seal deklareerime, et me lubame, kuhu me tahame jõuda, kõik need väärtused. Ja ma katsun siis samamoodi siit ettekandest läbi jalutada, et kuidas seda siis teha või mis toimub. Ma kuulsin hommikupoole juba ka seda paternalismi asja. Ja tulles tagasi sotsiaalteaduste, meditsiinisotsioloogia juurde, me ju tõesti enam me ei opereeri selles keskkonnas, kus me tegeleme haigusega, sellele on konkreetne ravi, paneme inimese haigemajja, ta läheb koju või sureb ära, vaid tegelikult me tahame, et ta läheks koju, tema kogukond, ükskõik kas see on perekond, suguvõsa, sõbrad, tegeleks temaga, aitaks ja toetaks teda nii kaua kui võimalik, et me ei peaks üldse riigiabi või ka haiglaabi või ka hoolekandeasutuse abi kasutama. Ja see ongi see koht, kus me tegelikult neid väärtusi näeme, mida me teeme, et me ütleme, et tuleme kõik ümber laua, teeme koostööd patsiendi või inimesega, teeme koostööd erialade vahel. See suur väljakutse nurjatu probleemina. Teeme integreeritud hooldust ja siis tulevad kokku tervishoiutöötaja ja sotsiaaltöötaja, kes kasutavad mõlemad sõna inimkesksus ja saavad sellest üsna erinevalt aru.
kogukondade kaasamist mainisin juba, et kuidas võtta need lähedased sinna, kuidas ka neid motiveerida oma elu jätkama ja samal ajal oma lähedast toetama. Ja siis ongi see küsimus, et aga äkki digilahendused saaksid siin aidata, sest see jookseb meil ju mitmest riiklikust strateegiast läbi nii tervise kontekstis kui ka laiemalt. Inimese enda vastutus. See on selline huvitav lähtepunkt selles samas rahvastikutervise arengukavas, sest me mõistusega saame kõik aru, et loomulikult kõik ongi, mõnes mõttes kõik ongi inimese vastutus. Kas või see sama, et isegi millisel määral ma kuulan arsti või mida ma ellu võtan. Aga me unustame selle ära, et alati ei suudeta seda vastutust võtta, sest puuduvad teadmised, oskused, võib-olla isegi mingisugune tehniline võimekus seda teha, võib-olla ligipääs. Ja siis ongi ju küsimus, et aga mida me siis teeme, et kas ütlemegi, et kui ise vastutust ei võta, siis me ei tegele sinuga, et siin paneelis oli ju ka see küsimus, et või oled valesid otsuseid teinud. Miks ma pean seda lihtsalt oluliseks siin rõhutada tervise kontekstis, et mul on olnud neid selliseid uuringuid ja vestlusi kas algusjärgus või siis ka tõesti vähihaigetega, kus öeldaksegi, et see on lihtsalt nii suur elu ja surma küsimus, et ma ei tahan, et spetsialist ütleb. Ja mis me siis teeme, kuidas me kohandume. Aga kui me nüüd mõtleme selle tänase teema kontekstis, siis jah, et mingil hetkel me peame seda kaasatust tegema ja seda vastutust sinna panema. On see siis selles algusetapis, millest me rääkisime, või ka hiljem, kui meil on haigustele, hoolekandesüsteemile välja töötatud digitaalsed lahendused. Võtmeküsimus ei ole mitte selles, et millise lahenduse me loome, et kuidas me aitame seda ellu rakendada, sest siin tekivad need barjäärid kõige rohkem. Inimkesksus, nagu ma ütlesin juba, et me võime seda sõna öelda ja mulle tundub, et me igal pool ühiskonnas kasutame seda ratsutame selle seljas nii nagu jaksame, sellepärast, et see tundub lihtsalt nii õige sõna ja täna siuke tore loosung. Ma olen tänulik Praxisele, kellelt ma sain loa seda slaidi kasutada, kes on just nende põhimõtete kallal ühes teadusuuringus siis selle välja töötanud. Aga nagu te näete, see on ka disaini põhimõte. Ehk et sageli unustatakse ära, et selleks, et see asi tööle läheb, sa pead selle inimese sinna algusetapis kutsuma ümber laua. Ja milles seal see raskus on? Enne just vestlesime, vaatan siin inimestele, kes täna otseselt patsiente esindavad. Aga mul on haigus, mul on halb olla, ma võib-olla ei taha ja ei saa tulla sinuga ümber laua. Et kuidas leida see tasakaal, et kaasata, testida ja teha ja samal ajal arvestada inimeste päris terviseseisundiga, päris elutingimuste ja päris võimekuste ja võimalusega. Sest see, mida siin hommikust peale me tegelikult kuulnud oleme, on see sama, et kuidas me tegelikult siis seda ebavõrdsust tervises vähendame. Meil Eestis on olukord, kus selliseid õunapuid teoreetiliselt on meil väga palju. Meil on kvaliteetne tervishoiuteenus. Meil on riiklik terviseinfosüsteem, veel igasuguseid infosüsteeme. Kas täna me teame, kuidas need süsteemid inimestele on kättesaadavad, kas nad oskavad sinna minna, kui oskavad, miks me pidime nii-öelda ellu kutsuma kriisiliini 1247, et inimesed saaks COVID-i vaktsiini aega panna, miks nad ei saanud seda läbi digiloo teha. Kas nad ei osanud äkki autentida, kas nad äkki isegi ei tea, et neil on mingi ümbrik, et mis ümbrik see on, mida nad koos ID-kaardiga kaasa saavad. Et need on need küsimused, mis tekitavad just selle mõttekoha, et üks asi on see, et meil on võrdselt hästi asi saadaval, aga kas ta võrdväärselt kättesaadav ka kõigil on? Mis on need kastid, millele me peame mõtlema? Ja tulles tagasi veel selle patsiendi poole juurde, me tahame elukaarepõhist lähenemist. Täna rahvastiku vananemise tingimustes me teame, et ühel ajahetkel meil kõigil on mingisugune terviseprobleem. Aga mis juhtub sellel hetkel, kui mul mingi terviseprobleem diagnoositakse? Väga suur abi sellisest vanast leinamudelist. Inimesed ei ole ratsionaalsed olendid, me ei suuda koheselt võtta kasutusele kõike, mida meile pakutakse. Vahel ei suuda seda isegi väga kliinilisi tegevusi teha, võib-olla järge hoian, aga aru enam ei saa, mis on vaja teha.
jah, see on küsimärk, et kas me vajame ja suudame selliseid lahendusi lisaks inimestele, mis suudavad aidata meid sellistest emotsionaalsetest etappidest läbi, sest emotsioon tuleb igal juhul. Haigus on iga kord, isegi kui ma juba ootan mingit diagnoosi, siis see on iga kord ikkagi šokk. Iga kord tekitab ikkagi kahtlusi. Mõnel inimesel pikemalt, teisel lühemalt, aga see alati tuleb. Ja eeldada, et sellel hetkel me juba suudame olla väga ratsionaalsed ja midagi elus tegema hakata, on ilmselt natuke naiivne, kui mõtlete kas ükskõik millise enda sellise šokeeriva elusündmuse või kogemuse peale, mida ma arvan, me kõik oleme mingil eluhetkel kogenud. Ja nüüd ongi siis küsimus, et kuidas seda väärtust tõsta. Selle ettekande osa selleks, et mitte jääda nagu liiga abstraktseks ja sotsiaalteaduslikuks siin, palusin appi enda kolleegi Riina Halliku, kes on aidanud siin kaasa mõelda, et mis on siis need väärtust loovad aspektid. Ja see on just seesama, et kas need lahendused, mida me täna pakume, millisel määral on nad mõõdetavad, süsteemselt rakendatavad või ka süsteemselt loodud. Ja kas seal taga on teaduspõhisus, tõendus, millele tuginedes me saame öelda, et jah, võta see kasutusse, ma tean seda tunnet, et see aitab sind. Kolleegidega koos panime ka eelmise aasta heaolutehnoloogiate festivali jaoks kokku sellise sünteesi, et mida siis tegelikult mõõta. Ja ma arvan, et see on üks kriitiline küsimus, mida tegelikult pikemates diskussioonides jätkata. Täna me sageli ka ükskõik, kas nad on tervisetehnoloogiad või mingid muud tehnoloogiad, mida me tahame tervise hüvanguks rakendada, me oleme neid mõõtnud võib-olla liiga sellise farmakoökonoomilise või liiga ravimile sarnase metoodika järgi. Kui täna luuakse tehnoloogia, mis aitab tegelikult optimeerida tööprotsesse, siis kuidas ja millisel määral on seal oluline hinnata tervisetulemeid? Kas me saame neid otseselt määrata? See, et kaudne tulem on, et võib-olla rohkem patsiente saab arsti juurde, see kindlasti on. Aga kas öelda, et tehnoloogia on sellepärast väärtusetu, kui seal otseseid tervisetulemeid ei olegi? Ja see on see mõttekoht. Teine küsimus, et kuidas tehnoloogia enda aspektid? Me riigis kogume väga suure hulga andmeid. Kuidas nende andmetega toimetada? Kas need andmed on teiseselt kasutatavad? Kas need andmed ise loovad seda väärtust? Seesama digilahendus saab väärtust luua, kui ta neid andmeid saab kasutada. Me ei pea nullist ju kõike üles ehitama. Ja siis need muud küsimused, et mida hinnata. Kas me täna oleme mõelnud sellele, et kui see digilahendus seal olemas on, siis võib-olla meil on vähemalt sama oluline kui tervisetulemite hindamine, ka hinnata seda, milline see mõju on organisatsioonile, tervishoiutöötajatele. Inimkesksus ei tähenda ainult ju inimese kesksust patsiendi vaatest, vaid ka tervishoiutöötaja vaatest, sotsiaaltöötaja vaatest, kuidas see sobitub tänaste tööprotsessidega, kuidas rakendada neid mõtteid ja lahendusi niimoodi, et kas toetada ka haiglaid, kuidas haigla võtab selle asja kasutusele. Ja samal ajal siin oli juba juttu ka sellest samast, et kas ta on skaleeritav, kes on täna need, kes täna jäävad võib-olla kuskilt maha. See rahvuse küsimus siin korraks nagu tõstatus. Sageli me hindame neid asju, et kui eesti keelele vastab ja kõik on eesti keeles olemas või ka inglise keeles. Aga kas täna meie venekeelne elanikkond või ka sisserännanud tegelikult saavad nende lahendustega hakkama, kas nemad on need, kes jäävad kuidagi kõrvale? Sest siin ei ole mitte midagi nii-öelda uudisväärtuslikku. Digitehnoloogiate puhul on leitud täpselt seda sama, mida üldiselt tervisetulemites. Et haavatavad on ikkagi vanemaealised, maapiirkondades elavad inimesed, etnilised vähemused, madalam haridus, madalam sissetulek. Üsna sarnane. Ei mingit uut teadmist selles mõttes 50 ja enama aasta jooksul, kui see on fookuses olnud. Nii et kuidas see mõju ühiskonnale, skaleeritavus ja kõik see on? Ma hüppan siit mõnest üle, te näete kõiki neid muid mõjusid, ma tahaksin korraks sellele kliimamõjul lihtsalt peatuda. Me ei ole tegelikult jõudnud veel heale sellisele lahendusele, ma olen arutanud mitmete roheteadlastega ka või roheteemadega tegelevate teadlastega, kuidas seda hinnata. Sest täna me ikkagi ju ütleme, et siin on ju küsimus ka selles, et kas me vajame uusi seadmeid, mis on plastikust, mis ei lagune. Kui palju me kulutame serverite jaoks ja siin muutub see andmete taaskasutus eriti oluliseks teemaks. Kui palju me lõpuks kogume neid andmeid ja kuidas me neid taaskasutame. Võtan selle siis kokku. Et tunnistame seda, et need probleemid on nurjatud. Meil ei maksa ka paanikasse minna, need ongi sellised probleemid. Me ei ole kuidagi selles süüdi. Lihtsalt tulebki nagu otsast minema hakata.
paratamatult, kui me tahame, et need lahendused oleks väärtusloovad, siis see inimkesksus ja kaasamine, me ei saa nendest mööda. Teistpidi me peame siis arvestama, et see võib-olla võtabki rohkem aega. Kaasatus lihtsalt võtabki, et kui ma räägin kellegagi lõunalauas mingil teemal, siis me saavutame võib-olla ühise arusaama päris ruttu, aga kui neid inimesi on seal laua ümber juba 10, siis on keerulisem. Kas me tegelikult loome selliseid andmeid, mida me saame taaskasutada? Kas me saame seda mõju mõõta? Mida ja kuidas me peame siin ka ümber mõtestama? Et hästi põgusalt lihtsalt mainin on ju, et me tegelikult on ka ju küsimus, et sõltuvalt lahenduse enda eesmärgist, kas me üldse saame randomiseeritud uuringuid teha, mis on tegelikult ju kliinilistes uuringutes kuldstandard. Ja kuidas on siis toetatud lõpuks see populatsioonipõhine otsustamine ja poliitika kujundamine. Ja lihtsalt, et võib-olla enne, kui ma nüüd kohe täitsa suu kinni panen selle sama intriigi jaoks, et kui me ütleme, et neid mõjusid tuleb mõõta kõikidel uutel tehnoloogiatel, siis kas me täna riiklikult loodud tehnoloogiate puhul või infosüsteemide puhul neid mõjusid oleme mõõtud? Sellega ma tahaksingi lõpetada. Aitäh! Jaa, ei väga selles mõttes uhke inspiratsioonikõne ja ootused järgnevatele esinejatele tõusid läbi lae, et kuidas kõik need asjad arvesse võetakse siis meie digiarengut edendades. Ja kui ollakse nõus, siis ma hetkel sulle küsimusi ei võta, ma vaatasin workshopis ei olnud, et läheme päevakavaga edasi, aga 1000 tänu, minu meelest oli väga valgustav ja ma pean neid asju meeles ja katsume vestlusringis vähemalt mõne nendest aspektidest läbi käia. Suur aitäh sulle! Aitäh.